haasimismasinatest e-rungi masin või kuidas iganes keegi teda nimetab. Siin on nüüd Pihui oma. Sai ta ostetud. Täna ma teda tõenäoliselt enam ei ostaks. Noh, jah. Muidu on kõik väga hästi. Kõik kvaliteetne, kõik super luks. Siia panin teibi lihtsalt peale, et see tolmu püüdmine oleks siit nagu suurem, et muidu lööb igalt poolt ikkagi välja. Aga nüüd, palju ma teda ringi ehitanud olen. Erinevate katsetamiste tulemusena siis vaatame seda siin, et kunagi oli see märk siin nende kriipsude juures, sama siin. Nüüd ma olen seda kelku nii-öelda viinud nii palju sinna poole, et muidu nägid selle märgi järgi ära, palju sul siin midagi muutus. Nüüd ta on sellest kaalast üldse väljas. Selleks ma tegin seda soont siin, nüüd ta on siin põhimõtteliselt millimeeter on siin vist seda kinni või ei jäänud üldse kinni. Et seda oli vaja sinna poole selleks, et saada masinat rohkem kui 45 kraadi nurga alla. Siis sai siit neid auke tehtud suuremaks, et seda 45, et saada mingi 50, 48, 50 kraadi. Selleks pidi kõiki neid asju siin muutma. Siit sai kronsat ära lõigatud, siin jäi kruvi või see poldi pea jälle ette, siit sai ära lõigatud. Siis on, siin all on poldi pea jääb jälle ette. Jälle sai juurde võetud, ja niimoodi siis ma kogu aeg katsetasin, et ma arvan, et ma 10 korda lammutasin seda masinat lahti ja kokku, et selleks pead sa siit kõik laial lammutama. Nüüd ma olen nüüd nagu rahul, et võib-olla miks mõned on ostnud ja see masin neile ei meeldi. Ongi võib-olla see probleem, et masinat ei saa piisavalt palju seadistada, nii et temaga oleks mugav töötada. Sest kui sa jätad 45 kraadi nii ainult selle nurga, siis kui sa nüüd teised teed ka 45, siis siin nagu mingid eksimismaad üldse olla ei saa, sul läheb lihtsalt plaadi vastu ja see peaks olema suurem juba seetõttu ka, et kui sa siit nüüd polerkaga või millega iganes lased selle nüüd nii-öelda teravaks kui noa, siis sa tahes-tahtmata tahad seda ruttu teha ja see rellaka nurk on sul lõpuks veel kuskil 43 kraadi. Ja kui sa nüüd 2 nurka paned omavahel lõpuks seinas kokku, siis sa näed, et nad ei lähegi kokku, sul läheb siia 2-3 milline prigu sisse. Et selles see nurk peaks olema alati suurem, et ma arvan, et mul on lähele 50 kraadi. Et siis sa lõpuks lased seda serva ainult, minimaalselt sa ei pea kogu seda 45 siit nagu juurde võtma täies ulatuses. Et see on see point, et muidu ma teen küll kõik võimalikud asjad teen selle masina. Et lihtsalt käsi ei kannata, sul siin mingit 3 meetrist läheb kogu aeg käsitsi teha, et õhtuks on lihtsalt mõned lihased nagu nii valusad ja haiged ja saad teada siuksed lihased ka, mida sa enne teadnud, et see üldse olemas on. Et see on nagu selle koha pealt küll nagu mulle väga meeldib. Aga jah, võib-olla siin müüakse mingid sendid ja asja, et võib-olla seal on see tehases tulnud nagu vähe paremana ja muidugi see ringi tegemine ka, et see metall, ma ei tea, millest see tehtud on, et seda soont ja neid kõiki siin suuremaks saada rellakaga midagi lõigata, siis sa ei lõika nagu rauakettaga rauda, vaid nagu kivi. Et on mingi jube jõhtar, mingi metall on siia pandud. Miks seda, ma ei tea, aga see tasub ka ära märkimist teha, et see ümber ehitamine ei olnud mingi niisama, et lased siukse mingi puuriga natukene kuskilt juurde. Parras tegemine. Gaasimasinast veel rääkida, siis üks asi, mis kindlasti tuleb teha, enne kui sa selle masinaga vaasima hakkad. Käsitsi see ei ole nii oluline, aga ma teeksin ikkagi nii, et masina puhul on see kindlasti.
see serv, lõigatud serv. Tehase servaga ei ole seda probleemi üldiselt, aga on olnud juhus, kus tehase serv on ka maru terav. Et siis ma olen lasknud isegi tehase servale enne vaasimist siia kergelt 200-sega poleerkettega üle, aga lõigatud serva puhul on see nagu eriti oluline. Ja siis siit ka need konnud, mis siit jäävad, need peaks ka kergelt üle laskma. Nii. Ja nüüd võib faasimasinasse seda panna. Miks seda tegema on see, et see lõigatud serv on nii terav. Ja see serv jookseb siin nende laagrite vastus. Praegu ta mul vale pidi tegelikult jookseb, on ta nii kiri faasimise ajal. Ja nüüd siin tekib tahes-tahtmata vibratsioon. Ja need metalllaagrid peksavad siit servast tükid välja. Algus, kui ma seda masinat kasutama hakkasin, ma ei saanud aru, et mul ei ole ketas ju nii lähedal, kui et ta võiks nagu tükki välja lüüa. Miks need tükid väljas on? Ja siis ma avastasin, et need laagrid teevad seda. Algus proovisin teipida seda serva ja jamada, aga siis plahvatas, et see tuleb ära faasida ja teha. Ja need konnud ka siit sellepärast minema, et siis seal laagrite peal see plaat ei hakka sul niimoodi loopima. Ja selle faasimasinaga nüüd on algus ja lõpp on nagu siuke, peab olema nagu tähelepanelik. Sellepärast, et siin on need ees on kolm laagrit ja taga on kolm laagrit. Ehk siis kui siit eest minema hakata, siis need tagumised laagrid ju nendel tuge ei ole. Siis tuleb seda nii-öelda tunde järgi natukene suunata seda tagumist otsa. Ja siis teiselt poolt otsast, kui lõpetad, siis täpselt sama asi. Esimene ots sõidab juba plaadi pealt maha ja siis peab ettevaatlikult jälgima seda viimast lõppu. Viimast lõppu, et ta ei sõidaks teil siia sisse, et pigem las jääb siis juba rohkem, selle saab pärast maha võtta. Aga see alguse värk on see, et seda ei tohiks teha nii, et sõidad siit kohe otsa siit nurgast sisse. Mina lähen niimoodi, et kuskilt kolmveerand plaadi pealt, poole plaadi pealt umbes. Sõidan ta sisse, faasimasinat hoian tagumist otsa nagu enda poole nii-öelda. Ja siis hakkan tagumise otsaga sisse sõitma, et ta siit siis nagu lõpuks läheks nii, nagu ta peab minema. Raske kirjeldada, proovin siit mingi video sellest kuidagi teha. Et siis mitte ei sõida siit kohe otse, vaid sõidan, nüüd ei fokusseeri ära, sõidan siit poole pealt ja siis
ja nii ta käibki. Põhimõtteliselt ühe käega, kui ta juba sul siin mõlemad laagriotsad peal on, siis ühe käega saad masinat lükata, teisega võid kohvi juua, suitsu teha. Ja käsi ei ole õhtuks haige.